see võib olla, ma ei tea, suhe võib olla kehv näide, aga äriliselt küll on nagu hea näide, et ettevõtjana või ka palgatöölisena kas või kuskil kollektiivis töötades, et sa panustad nagu täiega sisse oma aega sinna ja no ei kasva mingi platoon, mingi nagu kogu aeg on nagu sama vahemik. Mina tundsin seda nüüd, kusjuures enne 2025 aastat ma siis tundsin, et ma olin viimased paar aastat olin jälle sellises nagu mingis platoos, kus ei kasvanud numbrid vaatamistelt ja ei vähenenud ka. Ei kasvanud jälgkeskkond, ei vähenenud ka. Kogu aeg on stabiilselt sama aine. Et siuke huvitav nagu fenomen ja see siuke seisak tekitabki see tund, et aga mis nagu toimub? Teen, aga nagu ei lähe. Et nagu lihtsalt hoian ennast kuskil, et kas peaks nagu rohkem tegema või midagi paremini tegema või. Et sa oled töötanud reaalselt, mul on numbri pannud siia, et töötanud ettevõtjatega üle 3000 tunni üks ühele. Jah. 3000 tundi pluss on see tõenäoliselt tänaseks. See on rets number, et mis on siis see tavalisem põhjus või koht, kui inimesed kinni jäävad? Kuigi neile tundub, et nad kogu aeg teevad tegelikult, aga midagi nagu ei toimu. Eks neid teemasid, mis tõttu kinni jäetakse, on erinevaid, aga üks põhilisem võib-olla või mida ma oskaksin nagu suuresti välja tuua, on see, et me olemegi hõivatud. Ja hõivatud sellega, mida me igapäevaselt teeme. Ja see tekitab selle koha, et me tegelikult ei märka, et mis asi meid edasi viib, mille tegemise võiks järgi jätta, mida peaks rohkem tegema. Ja sa oledki hõivatud oma selle igapäeva toimetamisega, esiteks sa oled harjunud mingeid asju tegema täpselt sellisel viisil, on ju. Ja siis sa teedki neid. Mitte analüüsimata seda, et kas ma peaksin seda tegema, kas see asi aitab, ei aita. Ja see tegelikult hoiabki nii-öelda mingisuguses samas kohas tihti kinni. Seal on teine kiht veel, et tihti on küsimus selles, et mida inimene usub nii-öelda oma siis kas äri kohta, iseenda kohta, ma ei tea, oma kollektiivi, oma meeskonna kohta, oma, ma ei tea, ärisektori kohta. Et kui ta ütleb, et okei, aga praeguses majandusseisus ei saagi mitte midagi kasvada, no siis tulemused tihti selliselt tulevad ka, et ma olen küll ja kordi näinud seda, et majandussektor justkui nagu Eestis seisab ja kliendid drive'ivad, vaatamata sellele, et kõik justkui nagu seisab. Et kui me ei usu seda, vaid vaatame, et kuidas saab, et siis see aitab ka edasi. Nii et seal on erinevaid kihte, aga tihti on see, et me lihtsalt oleme hõivatud nende asjadega, mida me igapäevaselt teeme ja me ei võta seda analüüsi või pausi hetke. Ja, see on huvitav. Sa seda mainid, ma ise näen sama asja, et inimesed ju räägitakse, et raha pole, raske on kõigil ja ongi raske, kõigil on raske. Aga ometi mul on kogu aeg saated. Ja ma ei tee nagu oluliselt seda nagu tasuta täna enam. Ja siis ma olen ka aru saanud, et okei, ju siis on midagi, mida ma pakun, mis õigustab selle numbri inimese jaoks, kes siis seda teenust tahab nagu tarbida sellisel viisil. Et see on hästi nagu huvitav ja mõne mõttes endas ka kinni, ma arvan, selles enda väärtustamises või enda nagu selle õige koha nägemises, et kui sa nagu ütled, et sa ei näe või usu sellesse, et sul võiks asi õnnestuda või minna hästi, või et ma olen sellest maatriksi ühiskonnast mängust nagu sõltumatu, et siis ei lähegi, siis sa vaatadki uudiseid ja käid järgi selle süsteemiga ja ütled, et turul raha pole ja tõmba ka tegevuse tagasi. Hästi lihtne on sinna kinni jääda, sest kui sa vaatadki ümberringi, siis räägitaksegi täpselt ühte sama asja, on ju. Et mis justku kinnitab, et okei, isegi kui mul on, ma ei tea, hirm, et äkki minu, ma ei tea, ettevõte võib ka pihta saada sellega, on ju. Mitte, et ma ütleks seda, et ei saavad küll väga paljud ettevõtted tegelikult on täna väga keerulises olukorras, sest et nii-öelda tarbimine on vähenenud või tarbimist täna suunatakse Hiina, et on siuke raskus turul, aga see ei tähenda seda, et ei oleks võimalik drive'ida, et sama nagu see podcasti näite tõid, on ju, et üks asi on enda väärtustamine, et ma oskan seda nii-öelda väärtust näha ja tegelikult siis teise poole pealt ka siis seda pakendada nii, et teise poole jaoks on see ka väärtus. Ja just see, et mis kasu ma tegelikult kliendile loon ja kui ma selle kasu koha hästi paika saan, siis tegelikult ei ole nagu tihti väga keeruline. Me rääkisime enne drive'ist. Puudutaks nüüd drive'i teise nurgalt ehk seda motivatsiooni. Minu jaoks drive ja motivatsioon natuke kaks erinevat asja. Drive on justkui nagu miski, mis ajendab mind nagu tegutsema ja mul on võib-olla ka selge eesmärk silme ees, aga motivatsioon minu jaoks on nagu selline,
ma ei teagi, rohkem kuidagi nagu mitte nii väga eesmärgipõhine, vaid võib-olla selline eksistentsiaalsem enesearengupõhisem nagu tunnetus. Kas ma olen motiveeritud üldse nagu midagi tegema või kas ma tahan midagi uut kogeda või kuhugi nagu liikuda, aga seal ei ole nagu kindlalt alati mingit tähtaega või mingit eesmärki mul kirjas. Kuidas sina motivatsiooni ja seda drive'i eristad ja miks sa oled arvamusel, et suuremas inimesi ei vaja rohkem motivatsiooni, vaid vähem asju korraga? Drive on minu jaoks võib-olla kõige paremini sõnastatud ka selliselt, et see on nagu sisemine inspiratsioon. Et mul on nagu päriselt sisemiselt tahe midagi teha, midagi luua, millegiga nii-öelda seotud olla. Midagi õppida. Jaa, et see tuleb, et mul lihtsalt nii pakub huvi see, ma tahan aimu saada, et sul ei ole seal kohas vaja, et ma nüüd pean ennast motiveerima hakkama. Et kui sul on see sisemine inspiratsioon, et ma nüüd tahan, mul on see drive, siis sa lähed ja teed, sul ei ole sellest motivatsioonist sooja ega külme tegelikult. Motivatsioon pigem on selline emotsioon ja mis tuleb ja läheb. Et selles suhtes enda elu ehitada motivatsiooni või selle ootamise või selle loomise või sellega majandamise peal on nagu minu jaoks selline ülimalt keeruline koht, sellepärast et see on midagi, mis on nii, mis ei ole järjepidev. Ma ei saa seda kuidagi nagu paika panna, et okei, esmaspäeva hommiku kell 10, mul on 10 liitrit motivatsiooni vaja. Ei ole, et pigem jah, asju ehitada selle peale, et esiteks, kas mul on üldse sisemiselt inspiratsioon midagi teha, kas mul on see sisemine põlemine, tahe selle teemaga tegeleda ja siis vaatame sinna juurde mõistliku süsteemi, et selle asjaga tegelemine minu jaoks oleks täiesti tehtav ja nauditav ja täpselt sellisel viisil, nagu mulle sobib. Et seetõttu tuleks asju pigem vähemaks võtta, kui see, et me hakkame mingit motivatsiooni kuskilt otsima, sest enamik inimeste elus on lihtsalt liiga palju asju. Igas mõttes. Füüsiliselt kui ka siis mentaalselt kui ka tegevuste mõttes, et me lihtsalt oleme nii ülekoormatud. Jah, vaata, aga siin on see teine külg on, et paratamatult mänguruum ehk ühiskond surub on ju meid sellesse kohta. Et, kuidas ta surub? No selle koha pealt, et kui sa vaatad ringi, siis kõik ju toimetavad ja norm on teha 10 asja korraga ja iga päev õppida midagi uut ja see AI täna teistpidi ei teegi asju nagu sellest paremaks, kus iga päev tekib uus tööriist, mis on järgmine hype on ju. Kõik peavad kohe õppima, kõik jooksevad pea sisse on ju. Kui ma seda nüüd ära ei õpi, siis on pekkis on ju. Kui ma seda läbi ei loe, siis ma ei saa midagi aru enam. Et võib-olla nagu oleme ennast ise elanud inimestena sellises üle võlli võimendatud kiiresse elutemposse. No, minu mõte on selles, et kõik hakkab pihta sellest, et mida ma tahan, mida ma siin elus tahan ja miks. Et kui ma tean, mida ma tahan, kuhu suunas ma oma asjadega liikuda tahan, siis ma oskan valida reaalselt, okei, ühiskonnas on hype AI, okei, aga kuidas see minu edasi liikumistes asjades päriselt aitab? Et kas ma pean nüüd kõikide nende AI vidinate, tulede ja viledega ennast kursis hoidma või ma tean, kuhu ma liigun ja ma vaatan, et okei, selline AI vidin tuli välja, nüüd ma saan sellega oma asju kergemaks teha, oma asju edasi liigutada. Et me oleme jah kuidagi läinud sellesse reageerimise või FOMOsse, et kõik taha või hirmu millestki ilma jääda. Ja tihti on, eks neid eesthõiskajaid on ju palju, kes toovad ka välja, et seda ei oska, siis on nüüd maailma lõpp on ju, et siis oled sa maha jäänud ja siis oled sa eilne päev. Et aga nagu miks? Et kas see minu ellu ka päriselt sobib, see inimene ju tegelikult ei tea. Inimene on harjumuse ohver selle koha pealt, et ingliskeeles on the creature of habit. Ja see harjumus on ka midagi, mis tekib tavaliselt pika ajaga inimestel läbi kordusena. Ja see viib nagu sellesse kohta, et kui inimene nüüd on harjunud ja selles mõttes pean seda ka enda jaoks nagu hästi oluliseks mainida või kõrvalt nagu näha, et me oleme ka väga kohanevad liigine, nagu väga adapteeruvad erinevates situatsioonides ja olukordades ja ühiskonnaga. Ja kui sa vaatad nagu tänast pilti, siis see sama asi, et laual on liiga palju või liiga palju asju korraga nagu ette võtta. Me oleme harjunud täna asju korraga ja liiga palju, me oleme harjunud sellega, meil on kõike liiga palju korraga. Et see info ülevool on nii suur on ja me oleme seda harjunud juba. Me oleme adapteerunud sellele, et ma teen neti lahti ja ma olen kohe uuele valmid. Et aga teie küsimus, et kuidas nüüd hakata üldse märkama seda enda juures ja teadvustama, et okei, ma saan aru, et ma olen olnud rakmes, aga nüüd ma annan aru, et ma olen nüüd täiesti
pseudokiires elus ja mul on tõesti liiga palju asju taldrikul. Ja nüüd ma teadlikult otsustan, et okei, ma rohkem hetkel ei võta kas nüüd sellesse päeva, sellesse nädalasse või üldse hetkel eluetappi ma rohkem ei soovi. Sest et see viib, ma ei tea, milleni siis läbi põlemiseni või milleni iganes veel. Kuidas nagu märgata seda kohta, et okei, see trall on kestnud ja ma tegelikult olen loondele harjumuse selles trallis sees olla. Ja see tundub normaalne, aga tegelikult see ei ole normaalne. Eks selleks märkamiseks võib-olla mitu kohta, et üks, mida sa enne ka välja tõid, on ju seesama, et ma näen, et ma teen 1,5 aastat, on ju, aga ma tegelikult ei näe muutust, sest et sa ju soovisid muutust selle asjaga. Et kui sa näed, et tegemist on palju, aga muutust või edasiliikumist ei tule, siis on see üks asi, mida tasub märgata, sest et siis me oleme tihti hõivatud nende asjade tegemisega, mida me teinud oleme, aga me ei ole võib-olla analüüsinud, kas näitab meid edasi. Et see on üks koht, mida tasub märgata. Teine koht, võib-olla nalja poolest, aga tegelikult see ei ole nali. Et see on rohkem tõde, kui võib-olla tunnistada tahaks, et kui sa ettevõtjana ikka õhtul muud moodi magama ei saa, kui sa oled klaasi viskit ära joonud, et siis on juba nagu, siis on palju. Et ja kui sul tegelikult nendeks olulisteks asjadeks, mida sina enda elus oluliseks pead, nendeks aega ei jää, sest et kõik muu lihtsalt laviinina nii-öelda käib üle, et siis on ka juba palju. Et eks see tunne, et see on erinev ja inimeste suutlikkus mingite koguste tegevustega hakkama saada on ka ju erinev. Ja tegelikult ajas kasvab. Et mida rohkem me teeme, seda rohkem me jaksame kanda. Ja eks see läbipõlemise suur laine on ju käimas ja ma arvan, et tegelikult alles ees.